videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, siin me olemegi, pidustused jätkuvad, jää hakkas liikuma, härrased, vannutatud mehed ja olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme raadiot kõige tema tegevusega. Hoian teile pöialt, et teil jõudu ja jaksu ikka jätkuks, samuti ka uudisimu ja mis siin ikka plagiseda. Täna stuudios ei keegi muu kui väljauuriv ajakirjanik Andres Rait, keda sellepärast ei sallitagi, et ta kurat uurib välja. Andres, mis uudist ilma peab? No, tervist. Ma olen siin mõned asjad jälle kokku kogunud. Lihtsalt me räägime eeskätt keelest. Mingisugune mõte, mis kellelgi peas tekib ja kuidas ta selle siis välja toob või kuidas ta selle sõnastab. Meil on põhimõtteliselt, ega me ei pahanda inimestega nende seisukohtade üle, mis mõnele tunduvad õiged, mõnele kaheldavad, mõnele hoopis suisa valed. Me lähtume antud juhul küll keelest kui sellisest. Ja seda mõtet, mida see keel, täpsemalt küll kõne, keel ja kõne ei ole päris üks ja seesama asi. Keel on universaalne, abstraktne, kõne igalühel individuaalne. See sõltub sellest, kellele kõnet peetakse ja mida see vaeseke mõistab. No, kas nii ka, kindlasti. Aga olgu pealegi, läheme asja kallale. Mul on sulle teada anda üks põhjapanev avaldus, mis on tegelikult nüüd küll sellisest ooperist või sellisest laadist, mida me keegi varem ei teadnud. Ja nüüd on lootust vähemalt, et Eesti põllumajandusel hakkab minema natukene paremini. Teadupärast on meil uus põlluminister, maaeluminister, see on Hendrik Terras, sest tema on kuskil maal käinud, nii nagu ta ütles. Seal oli ta vähem aega kui seal Peikmeste saates, aga olgu pealegi. Ja nüüd on ta öelnud niimoodi. Video, Hendrik Terras, kartulid tuleb maha panna kevadel. Oho! Jah. Aga selliste teadmiste juures on ainult jääb üle nentida, et õige inimene on sattunud maaeluministriks. Hakake külvama ananassi. Võib-olla. Läheme edasi. Peaprokuröri Astrid Asi sõnul kaalub prokuratuur Pihlakodu suhtes kriminaalmenetluse alustamist. Kaalub. Kuidas prokuratuur saab kaaluda? Või mõni muu, näiteks riigiamet, ma kaalun midagi. Küllap nad on selle kuidagi ära õppinud. Sest vaata, vaekoda oli ju keset Raekoja platsi ja seal käis üks igavene vaagimine ja justiitsia. Aga see vägistamine, kui oli vägistamine toimunud, see on ju kõikide meie seaduste järgi juba kriminaalkuritegu, mille suhtes nagu ei ole siin mingit kaalumist, et kas alustame või ei alusta või. Kuule, alustatakse ju kellegi Pihlakodu vastu. Ülejäänud seltskond ei puutu asjasse, paned sa tähele. Aga kelle oma Pihlakodu on, sa tead või? Ei tea. Aga ma võin sulle öelda, see on Reformierakonna kõige otsesemalt seotud. Ei no hea küll, ta on Reformierakonnaga seotud. Kuulumine erakonda näitab ühte karjerismi ja pugejalikkuse ilmingut ja ainult. Ja peale selle kuulub Reformierakonda oi palju rahvast, Keskerakonda oi palju rahvast. No kokku kas 50 000 on Eestis parteilasi või? No võib olla. Ei, nii palju ei ole. No kes neid lugeb? Igast parteist, ühesõnaga, kui ütleme, et parteis, suvaline, ütleme kartuliparteis, antud juhul oli juttu kartulist, ütleme, et kartuliparteis on 10 000 liiget. Nii. Mitu neist pääsevad mingite pottide juurde või tähendab, seal on volikogud ja seal on muidugi veel mingisugust.
palju neist 10 000 on lihtsalt, noh, kes isegi võib-olla ära unustanud, et ta selle liige on? Palju neid on? Ma arvan, et kuskil suhtarv võiks olla 95-5. Sest tead, igasugused siukesed, noh, manuliste ametikohad, igasugused MTÜ, värgid, elukad, seal, no, tead, see on nii lolli näoga, kiidab muud, kui ta hakkab, paneme ta selle koha peale. Ta ei jaga sellest mitte midagi, aga selle eest ta ei sega. Ja siin on sellega seoses selle Pihlakodu juhtumiga, no mis tegelikult, noh, üks inimene võiks maamuna peal juba vähem olla küll. Aga olgu pealegi, et kas nüüd alustatakse või ei alustata ja kelle suhtes ja kas üldse ja nii edasi ja nii edasi. No Pihlakodu vastu alustatakse, et direktor ei käinud selle Jeekimi sabas, kes tegeliku teo korda saatis. No olgu pealegi, aga nüüd on niisugune lugu veel, et öeldakse, et ebaõnnestunud sõnakasutus. Jah, tõepoolest prokurör ütles, et võib-olla tõesti, et sõnakasutus oli niisugune, et võib-olla noh, oleks pidanud olema natukene teine, aga sõnakasutusest oleneb meil muide väga palju. Konkreetselt inimene pandi puuri, tähendab vanglasse, tal süüdimõistev otsus kohtus, sellepärast, et ta kedagi ähvardas. Aga kui tema ütleb, et see oli lihtsalt ebaõnnestunud sõnakasutus, siis talle öeldakse, sina ole vait. No võib-olla niimoodi. Ei, mul lihtsalt tekkis... Sul on õigus. Koos liiket joovin on liiket poovi. No jah. Nii, Kristina Kallas ütleb oma vastuses Raimo Poomile niimoodi. Ründav ja arvamust halvustav stiil on jõudnud ajakirjandusse. Ametnike sõimamine on muutunud normiks. Aga mul on aretaksid natukene. Aretame. Kui tegemist on Kristina Kallasega, kes on haridusminister, kellel on eesti keelest üsna ehmane ettekujutus, nii syntaksist kui ka väga paljudest süsteemidest, ühildumisest ei teada paraku midagi. Ja kui ministri, kuule, aga tegelikult kas haridusminister võiks olla oma keelelt ja käitumiselt ja meelelt, noh, otse kui etalon siinse rahva jaoks. Kas sa hull oled või? Minister peab olema etalon. Ministri pooltest tegudest ei tohi rääkidagi. Minister, see on ohohoho. Ja kui Raimo Poom ei ole kedagi sõimanud, mitte kedagi, ma vaatasin seda artiklit, mille põhjal Kristina Kallas seda on kirjutanud, Raimo Poom ei ole mitte kedagi sõimanud. See on nüüd, Kristina Kallas on omistanud Raimo Poomile, inkrimineeritud talle midagi, mida too teinud ei ole. See tähendab, ta süüdistab veel lisaks täiesti alusetult. Andres, kas meil on süütuse presumptsioon või süüdimatuse presumptsioon? Mõlemad, see on mikstuur nii ühest kui teisest. Vahekorras 41-51. Nii, olgu. Nüüd on ka välja selgitatud, see lõppude lõpuks on välja öeldud, mis on meil rahandusministri ülesanne. Paku välja, mis on rahandusministri ülesanne Eesti Vabariigis? Ülesanne? Jah, milleks on meil rahandusministrit vaja? Igaks juhuks? Ei, mis ta peaks tegema? Hea seisma selle eest, ideaalis muidugi, mida meil ei ole, ka vastutama. Ühiskonna mingi toimetuleku ja Eesti Pank on Euroopa Keskpanga oma. Jah. Täis omand. Aga nüüd ma ütlen, Jürgen Ligi ütleb nüüd välja, mis on rahandusministri ülesanne. Jällegi ma loen maha, et ma ei mõtleks midagi välja. Muidu inkrimineeritatakse. Muidu kohe inkrimineeritakse. Jürgen Ligi, koolon. Minu ülesanne on inimesi rahustada. Rahustada? Jürgen Ligi, Reformierakond, sõnas Aktuaalses Kaameras, et tema ülesanne rahandusministrina on inimesi rahustada.
kuna ei valitsus ega rahvas ise hinnatõusu muuta ei saa. Andres, kas sa tead, kuidas tema saab rahustada? Noh, juba tema nägemine ajab närvi, aga kui ta ära läheb. korra, inimesed õhkavad kergendatud. Kuule, aga huvitav on, meil on niisugune valitsus, mis ei saa hinnatõusule mitte midagi teha. See tähendab, et kui kehtestatakse mingisugune uus maks või tõstetakse protsentide võrra juba kehtivat ja olemasolevat maksu, siis see ei ole valitsus, kes seda teeb. Küsimus. Valitsus on, kui uskuda herr doktor Viktor Vassiljevit, et 80% hääletatakse poolt või noh, mis see seaduse jupikesi tuleb otse Euroopa Liidus, siis meie valitsus on vaid vahendaja. Aga see tulebki, et mitte ei otsustata, vaid võetakse vastu. Võetakse vastu. Otsus. Keegi kuskilt otsustab ja meie omad võtavad selle juba otsustatu lihtsalt vastu. Kas sa ei ole kunagi mõelnud, et kurat võtku kohalikud ikka nii lollid, küll olla ei saa? Täiesti võimalik. Kuule, aga nüüd on niisugune küsimus. Mul on sulle küsimus. Loeme niimoodi. Saksamaa ei kutsunud Venemaad ega Valgevenet teise maailmasõja mälestusüritusele. Oota, aga mida Saksamaa tähistab? Tema mälestab. Ei, aga mida ta tähistab? Kaitel kirjutas alla tingimusteta kapitulatsiooni aktile. Jah. See tähendab, Saksamaa tunnistas lõplikku kapitulatsiooni, oma lõplikku lüüasaamist teises maailmasõjas. Sai lüüa. Ja no, rääkimata sellest, kui palju inimesi magama pandi ja kõigest sellest rääkimata. Aga fakt on see, et Nõukogude Liit selle sõja võitis. No te võite muidu... Mööndusega. Kallis sõber, kui suured olid näiteks Ameerika Ühendriikide kaotused teises ilmasõjas, ma nüüd räägin sellest läänerindel ehk siis sõjas Saksamaaga siin Euroopas. Kui suured olid Saksamaa kaotused? Vabandust, ameeriklaste kaotused. Ei tea peas. 141 000. Vaata. Nii palju hekseldati nädalaga ainuüksi Stalingradi lahingus. Nii et noh, need ei ole võrreldavad suurused lihtsalt. Muide, Vaikse ookeani sõjatandril kaotasid Ameerikast poole vähem, kuskil 70 000 ringis. Nii et need numbrid on ikka, noh, ikka väga erinevad. Aga nüüd, mida siis Saksamaa tähistab? Sellest, kas seda, et nad kaotasid sõja või? Tähendab, mul on siiras küsimus lihtsalt. Mälestusüritus. Mida nad mälestavad? Noh. Mida nad mälestavad? Kadunud helgeid aegu. Mis oli siis enne 39. või? Aga mida sa tahad? No, ma ei tea, ma sellepärast küsingi. Aga ma ei oska sulle midagi targemat öelda ju. No selge, loeme edasi. Teiste riikide saatkondade esindajad ühinevad 8. mail Saksa seadusandjatega Bundestagi täiskogu istungisaalis toimuval üritusel, millega tähistatakse sõja lõppu. Žukov tuli oma armeedega Berliini ja keeras vastasel kaela lihtsalt 2 korra oli. Muide, veebruaris juba oleksid võinud hakata askeldama, aga seal olid jällegi igast poliitilist. Ja see võidujooks. Ja, just nimelt. Kaotati muidugi tohutu palju inimesi, just jällegi inimkaotuste hinnad, aga fakt on fakt. Berliini võttis ära Punaarmee. Jah, see oli poliitiliselt, see oli väga hea käik, sest oleks ära võtnud Ameerika. Tal oleks tekkinud ju kurat kohustuse. No vot, tähendab, aga nüüd ongi niisugune ja siis ütleme ka selle nüüd välja. Vaata, imelik on see, et nüüd on ikka 8. mail ja 9. mail ja ei, see on ikka muidugi, venelased ju seal nad on midagi omale endale välja mõelnud. Või vastupidi, et eurooplased hoopiski, Vene poolt vaadatuna on seal midagi sassi. Tegelikult asi on väga lihtne. Allkirjastamine toimus Kesk-Euroopa aja järgi
8. mail Moskvas, ida poole tunduvalt mitu tuhat kilomeetrit, oli tol ajal juba 9. mai. Ja siit see vahe tulebki. Rohkem mitte midagi. Mis nüüd siis nii väga sellega on? Ühel puhul oli, ma mäletan, kui ma kuskilt Petropavlovsk-Kamtšatski kunagi hakkasin lennukiga sõitma 16. septembril. Lendasin 9 tundi ja maabusin Moskvas samal päeval, samal kellaajal. Ikka juhtub. Jah, aga lendad üle nende ajavööndite ja nii ta käiski. Aga no. Andres, vaata on üks õilis teos. Traven, autor, siuke kahtlane autor, et ei ole keegi nagu õieti tuvastanudki, kes ta on, Bruno Traven. Ta on kirjutanud mitu raamatut, aga Surmalaev on üks nauditav ja vaata Surmalaevas. Ma soovitan kõikidel meie kuulajatel, vaatajatel üles otsida ja läbi lugeda lõik, mis käsitleb sõja lõppemist. Tegemist oli siis ilmselt ikka esimese ilmasõjaga. Ja see lõik algab sõnadega: hei Jänki, kes võitis sõja? Tegevus toimub kõrtsus. Ja Jänki arutlus, et ütled sa see, valetad nagu ei tahaks, ütled sa teine, läheb löömaks, ütled sa kolmas, läheb löömaks, oled vait, ikka läheb löömaks. No võt nii, aga olgu pealegi. Kaja Kallase ja 9. mail Moskvasse minna soovivate riigijuhtide vahel on tekkinud sõnasõda. Ukraina president Vladimir Zelenski on kutsunud Euroopa juhte 9. mail hoopis Kiievisse. Aga mida siis Ukraina tähistab? OUN või UPA või Ukrainska Pavtatšeskaja armia, ülestõusu armee. Poolakad ei ole siiamaani andeks andnud oma Volõnia tapatalguid, mis toimusid teadupärast, mida, oleme ausad, ukrainlased toimetasid 43-44 sõja ajal. Ja sellise julmusega, et meile võib see meeldida või mitte meeldida, aga ajaloos on see paraku olnud ja poolakad ei ole seda siiamaani. Sellest ei üle saanud ja nõuavad ka ukrainlastelt selle tunnustamist. Need muidugi omakorda ei taha. Tähendab, mida need siis omaette? Tuletame meelde, et aastal 1945 ei olnud ei Vene riiki, Ukraina riiki, oli Nõukogude Liit. Tahame või ei taha, meeldib või ei meeldi. Ja eraldi neid vaadata ka ju ei saa. Eestigi võttis teisest ilmasõjast aktiivselt osa Punaarmees, osa Saksa armees. Anti üksteisele kahetsusväärsel kombel, nii et tolmas. Kutsuks äkki Tallinnasse kellegi. No siin on muidugi veel üks nüanss. Unustati piisav jõud rakendamata. Euroopa päevaga 9. mail taheti ju üldse. Tead, nagu pagandlikud pühad läksid kristlikeks ja alles see oli, kuidas sa ühendaksid jänku, munad, pajuurvad, Jeesus. Ja äri. Just business. Olgu pealegi, aga see on minu meelest inetu. Üks asi on, väga paljudel inimestele maailmas on see väga püha ja väga tähtis püha. Ja seda mingitel kommertslikel suure reede allahindlus, allahinnatud suur reede, mis muud? Lihtsalt inetu, aga olgu pealegi. Maria Faust ütleb meile niimoodi, kogu Euroopa ägab mõttelaiskuse all. Võib-olla ongi niimoodi. Aga nüüd, kurb on vaadata oma sõpru, kes räägivad praegu Karl Marxist kui suurest iidolist. Aga Karl Marx vaieldamatult väga paljude jaoks ongi iidol, väga paljude jaoks ei ole, väga paljude jaoks on keegi teine kuskil, mis pärast muide on niisugune asi, et mis on maailmas raamatukogudest enim laenutatud raamat? See võib koguni kaks olla. See on piibel.
aga teisel kohal on no Karl Marxi Kapital. ja kolmandal on siis Mein Kampf. Võib-olla. Või on ta teisel, aga ei tohi öelda. Võib-olla. Ja ma küsin, kui sa oled... Marxi Kapital on teisel kohal. Miks peab üks inimene piiblit laenutama? Ei tea, aga on laenutab, on raamatukogudest pärit andmed, see on umbes paari aasta tagune lugu, aga näitab igal juhul seda, et see on enim laenatud raamat, laenutatud, vabandust. Eestis? Ei, üle maailma. Nii, mul on sulle nüüd jälle küsimus. Energia. Energiast on räägitud nii naa kolmatpidi, sellest on vaikitud ja selle üle on kisatud üsna kõva häälega. Aga eesmärk on, praegu pilt, kõige suurem pealik teatab, et eesmärgiks on konkurentsivõimeline hind. Ütle, kas see konkurentsivõimeline hind on kallis hind või on odav hind? Vaata, libe Franzi, ma tooksin sulle või näituseks... Mis hind see on? Ma tooksin sulle näituseks siin paralleeli olümpiamängudega. Selleks, et pääseda üldse olümpiamängudele, pead sa olema konkurentsivõimeline. Teiste sportlastega, samal alal võistlevate sportlastega. Jah. Mitte poksija ei pea olema konkurentsivõimeline kaugushüppaja. Ei pea, aga nüüd ongi. Mida tähendab energia hinna konkurentsivõimelisus? Kas see on võrreldes Njassa-järve ümbrusega, Soomega, Norraga, ma ei tea, mis kohaga veel? Või mida, millega võrreldakse? Täiesti arusaamatu. See on muide igal pool kasutatakse. Meil ju võistlevad omavahel polikliinikud ja vanaisad ja vanaemad ja gaasipliidid ja palgad. Sotsvõistlus, noh. Täiesti arulõg. Aga mida see tähendab, see termin? Konkurentsivõimeline hind näiteks. Kui aga küsima, siis sa vastust sellele ei saa. Ühel hetkel tuleb teade, kui meie püüdsime olla hiljuti konkurentsivõimelised, siis nüüd püütakse olla konkurentsivõimeline meiega. Selge, ühesõnaga ei tähenda mitte midagi. Ei, tähendab küll. Me oleme tõstnud hinna nii kõrgeks, et need ei ole enam konkurentsivõimelised seal. Kuule, sotsmeedias oli päris huvitav. Niisugune lõik. Kuku raadios esmaspäeval 15.04. aprillil oma aastaraamatut kommenteerinud kapoametnik näeb julgeolekuriskina Eestis elavaid inimesi, kes võtavad tarbimislaene ja kustutavad neid uute laenudega. Sellised isikud olevat tema arvates manipuleeritavad. Ma arvan... Oota, aga meil on ju kõik. Mitte kõik ei ole muidugi loomulikult, aga suur osa elanikkonnast on ju kõik pankadele võlgu. Aga raha emiteeritaksegi ju võlana. Jaa. Ja, mis sa õiendad siin? Ja siis jätkab niimoodi, tekib küsimus, kes on manipuleeritavam, kas pangalaenuga 30 aastaks korteri ostnud kapoametnik või 3000 eurot laenanud isik näiteks. See on nüüd konkurentsivõime test. Aga võib-olla. Tegelikult pidi igaüks aru saama, et meie ametnikkond, kes ise rügab pangalaenude käes, soovib igati piirata isikute ringi, kes saaks nendega ametites konkureerima. Jälle konkureerima. Peab ju 30 aastaks enda kõrvaldama circa 350 000 võimalikku konkurenti. Täna Delfis avaldatu alusel rügab iga kolmas inimene Eestis tarbimislaenude all. Kapo loogika järgi on iga kolmas inimene Eestis manipuleeritav ja julgeolekurisk. Kui ta nii ütles, siis tõepoolest tuleb välja, et iga kolmas ongi julgeolekurisk. Aga libe Frey, mis nendega teha siis? Kes ja kuidas lõi selleks tingimuse? See on juba eraldi küsimus. Seda ei küsi. Nüüd Eesti Trump või Trump. Robert Reisman ütleb niimoodi. Avalik teenistus ei tohi olla häbipost, vaid elukutse, mida väärtustatakse.
kuule, ütle mulle nüüd avalik teenistus, kus see elukutse siin on? Meil on olemas eriala, kutse ja amet. See on kutsutud ja seatud. Oota, avalik teenistus on siis kutse või? No kutsutud ja seatud, iga mats sinna ei saa ju. Selleks peab olema sidemeid või kui eestlane või muul viisil. Uskumatu. No. Ongi uskumatu, aga me oleme sellega harjunud. Me oleme üldse harjunud asjadega, millega homo sapiens ei tohiks harjuda. Leppida ei tohi, harjuda isegi võib, aga leppida ei tohiks. Oma harjumusega leppida. Ei lepi. Ei lepi, ei. Sa võid harjuda näiteks sellega ära, et ümberringi on nii palju rumalaid, nii palju tarku, nii palju ilusaid, nii palju koledaid, sinu meelest muidugi. Sest need on kõik ju subjektiivsed mõistused. No hea küll. Ühele meeldib, teisele ei meeldi, kolmandale siis see ei ole ju mingisugune niisugune absoluut. Ma harjun sellega, et võtan usinasti viina, aga ma ei lepi sellega. Aga ei lepi, et seda nii vähe on. Jälle või kui eestlane või muul viisil. Muide, Urmas Sutrop ütleb niimoodi, tuletame meelde, et ta oli Eesti Keele Instituudi direktor. Mis siis järgmiseks? Hakkame kirvega ka Eesti rahvust ja riiki poolitama. Meie murded ei ole omaette keel. Kes seda väitnud, et on? Kes on väitnud, et Eesti murded on omaette keel? Seda omavahel öeldes, teiste nähes kuuldes muidugi selline mõttegi pole pähe tulnud. Ja teine asi muidugi, tuletame meelde, esimene eestikeelne teos oli siiski võrokeelne piibel. Trükiteos 1600, hea küll. No nii, nüüd läheme edasi. Lõuna-Eesti, tähendab võro keele suhtes on koolkondi, mis ütlevad, et see on omaette keel ja teised jälle vastakuti. Me ei võta siin mingisugust seisukohta, on või ei ole, igal juhul ilus keel ta on. On ilus ja, väga ilus. Ja seal on oma kogemusest ütlen, et suurest osast saab aru, aga siis tuleb kuskilt põõsast välja üks vanamutt ja hakkab sulle midagi seletama ja mitte sõnakestki ei mõista. Paul Ariste pilgutas silma ja küsis, ma mäletan kõrval Eesti filoloogi käest eksamil. Mis keeles on? Kon mandan san kon kaki kraa. Hakkas vaeseke mõtlema. Ariste naeres ütles, et võro keel. No nii, olgu pealegi. Ja Sutrop jätkab, kui Lõuna-Eesti tükk eesti keelest välja lõigata, no ma ei tea, kuidas see käib, aga tule ja mõegaga ja sellest uued keeled teha, siis ei ole nende uute keelte kõnelejad enam seotud Eesti rahvusega, Eesti kultuuriga. Kas said nüüd mõttekäigust aru või? Ma mõtlesin siin, et kui kontrabassikeeled on läbi kulunud, paned uued peale. Tal ei ole selle kontrabassiga midagi ühist või? Kontrabass ikka nagu jääb kontrabassiks. No jah, olgu, ta jätkab. Ma olen Eesti patriot, eesti keel ja rahvus ja kultuur on mulle püha. No, hea küll, kui ta nii ütleb. Eesti keelt peab kasutama, kaitsma, hoidma ja arendama, näed, aga siin hakkab ta midagi arendama. Arendada ei ole mitte midagi, mitte kuskil võimalik. Arenguks on võimalik luua lihtsalt tingimused või vastupidi, neid tingimused loomata jätta ja lasta asjal kärbuda. Siin on... Nii arendama. Areng, kui küsitakse, mis see areng on? Areng on kvantitatiivsete muutuste jada, mis toob kaasa uue kvaliteedi. Ja, laps kasvab suureks ja pidevalt muutub. Täpselt niimoodi. Nii et arendama, et muutuvas maailmas hakkama saada. Kas keegi areneb selles, et muutuvas maailmas hakkama saada? Kas maailm muutub ilma selleta, kui ta areneks? Ja just, ei jumal küll. Ja see väide, mis ta enda kohta esitab, et see keel ja värk on talle püha, sa ju praegu kogu oma jutuga praktiliselt tõestad vastupidist.
ta ütleb niimoodi, eesti keel on ja peab jääma meie kõigi keeleks. Olgu siis see sõjaväe käsuliin, kodune, teeninduse, ajakirjanduse, meditsiini, kultuurihariduse, kõrghariduse või teaduse keel. Ta on nüüd ise leiutanud siin terve hulga mingisuguseid keeli. Teeninduse keel, ajakirjanduse keel, meditsiini keel, kultuuri keel. Kus nüüd see eesti keel siis on? Aga ei saa aru. Aha, nüüd ta ütleb, talle teevad mõningad asjad muret ka. Ja nimelt, mind teevad väga murelikuks katsed kirvega eesti keele kallale minna ja elava eesti keele kehast tükk välja raiuda. Kas sa oled kuulnud, et keegi on püüdnud? Siin oli jutt sellest võrokestest, et tule ja mõõgaga, nagu ma siin helitavalt ütlesin, see on ju see sama. Praegu on setukeste ja võrukeste. Imeta ei ütle setukate. Setukas on teadupärast obus. Ja. Kõikide obuste väiksem ühiskordne. Setukeste, võrukeste, aktivistid. Võrukeste, vabandust, ta ütleb. Mitte võrokeste, isegi vaid võrukeste. Võruke on väike võru. Jah. No, mõnel on sõrmes ja... Ja, aktivistid alustanud uut rünnakut eesti keele vastu. Kas sa oled sellest midagi kuulnud või? Kogu loogika järgi see tegevus peaks olema suitsiidne. Nad ründavad ise ennast, see on sisemine võitlus. Ja nüüd omistatakse neile midagi hoopis huvitavat. Ei kõlba neile eesti keele murrete rikkus. Kuule, ta on joonud. Võib-olla. Neile on vaja eesti keelest moodustada arvukalt uusi keeli. No nüüd ta kordab jälle mingisugust mõtet, aga... Juba aastaid tehakse katseid eesti keele ja eesti rahvuse lammutamiseks. Nüüd on rahvuse lammutamine. Tähendab, et siis võrokesed ja setukad, need lammutavad eesti rahvust või? Kuidagi nii või? No nii ta ütleb. Oota, kui nüüd katsetaks siia vahele mulkidega. Jah. Omaette keelteks on seni püütud kuulutada võru, mulgi ja setu murret. Ja need ongi mulgi. Noh? Kas sa oled kuskil kuulnud, et püütud omaette keelteks kehtestada? Ei ole, aga ma olen lugenud mõõdukalt palju Baturini luuletusi ja peab ütlema, et see keel on ilus keel, milles on kirjutatud need luuletused. Jah, ja tuletame siinkohal meelde, et Eesti standardkeel Põhja-Eesti muide on erinevad asjad, murded ja murrakud. Ja. Neid ka ei maksaks segamini ajada, aga Urmas Sutropil on see vist võõras maailm. Muide, siin oli üks pealkiri, see läheb siia otsa küll, ehk seost ei tundu olevat esmapilgul, aga võib-olla isegi on. Vene prokurörid taotlevad ameeriklasele psühhiaatrilist sundravi. Ta hotellis nimelt tungis seal personalile kallale ja hakkas midagi korraldama. Ja see on üks jube lugu, kui Vene prokurörid taotlevad ameeriklasele psühhiaatrilist sundravi. Aga meil muide eksisteerib praegu meil ka ju. Psühhiaatriline sundravi on täiesti olemas. Allutatakse ja kelleltki ei küsita. See on siis patsiendi maha rahustamine. Tähendab, kui isegi ta ei ole sul närvis parasjagu, ei kisa ega karju ega kedagi ei püüa ennast tappa või midagi taolist, on võimalik kehtestada sundravi. Konkreetsed lood on olemas, aga olgu pealegi, läheme edasi. Nii, ärileht Delfi EE artikkel. Kuula nüüd lauset. Me jällegi räägime lausest. USA tollisõda loob varjatud teel Eesti pensionikogujaid. Lööb varjatud teel Eesti pensionikogujaid, kuid omal moel ka aitab meid. Ühed on siis pensionikogujad, keda lööb. Sel teel, kus kaotusi ja võite. Aga meid, kes see meie nüüd on, tuleks kindlaks teha, keda aitab. Tähendab, kas sa saad aru, mida sulle öeldakse praegu? Tead, keegi on oma tarkusest lõhki läinud. Aga võib-olla, igal juhul nii on kirja pandud. Hommikused märkmed, kallis sõber. Nüüd on niimoodi, Jürgen Ligi on CNN-is öelnud.
tollisõja mõju meile on katastroofiline. Kuula nüüd eelmist, mis oli, et toob meile kasu. Jürgen ütleb, Jürgen tuletame meelde, Jürgen Ligi on Eesti Vabariigi rahandusminister. Ja kes rahustab inimesi oma... Ja tema ülesanne on rahustada. Aga tema ütleb, et mõju on meile katastroofiline. Kas sa nüüd aru saad kuidagi moodi kokku panna? Kõik see, et keda lööb. Mõju on meile katastroofiline. Peale selle teie, kellele veel? Nii, Aleksei Jašinile, anname andeks, eesti keel ei ole talle kodukeel. Ta räägib teist keelt, eesti keel on tal, üle kivide känduda, aga kuidagi moodi saab hakkama. Nüüd ütleb ta niimoodi. Tallinnas kaob ära juhuslik ja poliitiline erakoolide toetamine. Milline on juhuslik toetamine? Tead, kui midagi... Läksid koolist mööda ja toetasid vastu seda kooli või? Juhuslik. Juhuslik ja poliitiline. Isegi kui kujutada seda lauset ette vene keeles, ei saa mina saba ja sarvi kokku. Ei saa, aga näiteks hariduspoliitika on olemas või kõik räägivad ju igal pool. On olemas hariduspoliitika ja majanduspoliitika ja riigikaitsepoliitika ja siis väga palju. Üks Turaka Volli ütles esimesena ja teised hakkasin matkima, et jube targasti öeldud. Aga juhuslik ja poliitiline. Kui keegi partei tuleb enne valimisi jälle, kindlasti tuleb mingisuguse loosungiga, et koolile seda või teist, kolmandat ja neljandat või koolidelt nüüd võtame selle ära ja anname selle juurde või see on ju ka ju poliitiline või ei ole või? Tead, kõik on poliitiline, mis puudutab seda, millisteks kasvavad meie lapsed, kes peavad nendes kuradi koolides õppima. No, ühesõnaga, olgu pealegi. Läheme edasi, kallis sõber, ma ütlen sulle veel midagi. Inimesed võivad kahestuda isegi rohkemateks kui ainult 2. Sellepärast, miks ma nii arvan? Ma loen, regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Terrast abistab aastaid erinevate ministrite nõunikena tegutsenud Rauno Veri. Ta on tegutsenud erinevate ministrite nõunikena. Ja abistab juba aastaid. No tähendab, võib-olla sellepärast on see tulnud, et ta saab mitme inimese palka. Vaese. On mitme koha peal äkki või kuidagi nii. Muidu on sul parem mõte mingisugune? Ei ole, see on tead juba niimoodi, et Kuula nüüd. Haridusministeerium toetab edasi õigeusu kooli, mis kaasas kapo andmetel stalinistliku hariduse toetaja. Olgu, kas kaasas või kaasanud, aga milline on stalinistlik haridus? Kes on veel? Putinistlik, maoistlik, trumpistlik, sionistlik, antisemiitlik, kokanduslik. Milline on see? Milline on stalinistlik haridus? Mida sa seostaksid või mida sa, kui ma ütlen sulle stalinistlik haridus, mis kuvand sulle tekib? Julmalt keerulised matemaatika ülesanded. Võib-olla küll. Võib-olla. Samas peab ütlema, et 40ndate ja 50, vaata oli ju niisugune asi, et hävitati ära tiipist kõik või peaaegu kõik nõukaaegsed teadusraamatud, sest need kandsid vale ideoloogiat, isegi kui seal sees oli ENMC ruudus, nõukaajal välja antud, ei kehti. Ja selliseid raamatute hävitamisi meil ikka 25 aastat tagasi just kui oli. Tähendab, nii sulle. Aha.
täna kell, ärge nüüd mõelge, et see täna on, aga tekst on selline. Täna kell 10 algab Riigikogu kõrghariduse toetusrühma. Riigikogu kõrghariduse toetusrühm. Toetavad juhuslikult, kuid enesekindlalt. Ja poliitiliselt. Jah. Toetusrühma korraldatud teaduspoliitika seminar, kus käsitletakse Eesti teaduse elujõu tagatise. Tagatise. Jah. Riigikogu kõrghariduse toetusrühma esimees ja Tartu Ülikooli professor, mis Margit Sutrop muidugi, märkis, et on oluline tuua teadlased, poliitikakujundajad ja ametnikud ühe laua taha kokku ja arutada, kuidas Eesti riigil oleks kõikide erialade jaoks tagatud parim teadusekspertiis ja kuidas poliitikakujundajad seda teadlaste loodud teadmist saaks paremini ära kasutada. No see meie ajastu suurnaine ikka põrutab nii, et on, kui sa... Kuidas saab inimesed ühe laua taga kokku? Juubel, peied, mis veel? Tasuta kotletid ja kõik muu sinna juurde. Jääkelder, nii. No. Kõik tood kokku, paned laua peale. Keskpõrandale kokku. Lased maksumaksjal selle kõik kinni maksta. Ja. Kuule, siis ütle mulle niisugust asja. Mis asi on poliitik? Tagatud, meile oleks tagatud parim teadusekspertiis. Ekspertiisi tehakse ekspert, on olemas ekspert. Päris ekspert. Kes teeb ekspertiisi, määrab näiteks, kas uurimise käigus, et kas see DNA on selle oma või selle oma või selle või kolmanda oma. Ja siis sekkub poliitik ja ütleb, et ei, selle oma ei tohi olla, selle oma ka ei tohi. Pane, et on, tead, vabamöörlane. Pane jah, see. No, ekspertiis. Peab olema aus. No aga oota, aga teadusekspertiis, et meil oleks ekspertiis. Tähendab, eksperdid oleks... See ekspertiis või? Ei tea. Nii, praegu on küll kõigis ministeeriumides loodud teadusnõunike kohad, on loodud kohad. Kus kohas nad on? No, on kohad loodud. Ent uuringud näitavad, et konarlik suhtlus nurjab teadusnõu jõudmise poliitikuteni. No ega see poliitik nüüd selline vaimuhiiglane ka ole. Uuringud näitavad. Tal ei ole mitte ühtegi uuringut selle kohta tehtud ja mingisugust uuringut selle kohta, kuidas konarlik suhtlus. Mis asi see konarlik suhtlus on? Sile suhtlus on teine võimalik. Konarlik ja teine on sile. Jah, sile suhtlus. Nurjab teadusnõu jõudmise. Mis teadusnõu? Mis asi see on nüüd? Jõudmise poliitikuteni. See võib olla, et keegi teeb loomkatseid ja ütleb, et ärge rahvaga jumala eest nii tehke. Aga see jõuab konarlikult. Aga see on jõudnud, vaatamata sellele konarlikkusele, on meie põllumajandusministrini või maaeluministrini jõudnud, et kartul tuleb panna kevadel maha. Põhiline on ju maha. See on parim ekspertiis ja parim teadusnõu. Või tähendab, loed neid tekste ja hakkad mõtlema, et esimene mõte muidugi, et ise vist oled juba imelik. Jaa. Mingisugused muudatused on toimunud. Ealine eripära. Juba vana asi kipub rikki minema. Äkki. No võt niimoodi. Kuule aga nüüd edasi. Moskva kohus mõistis 4 ajakirjanikku Navalnõi fondiga seotusest 5,5 aastaks kolooniasse. Kuule, aga kui sa meil oled seotud mingisuguste fondidega, see on ju sama lugu ju. Ma ei oska öelda. Mida sellest nii imelik on? Nii, olgu pealegi video. Minister Hendrik Terras keerutas hundile abielu ettepaneku tegemise asjus.
seal oli, ta oli seal ju saates, seal Poissmehe saates ja seal see tuntud seltskonnalõvi hunt süüdistas veel teda avalikult, et üle 2 korra kuus see ei jaksagi. Aga olgu sellega, kuidas on, aga ütleb Hendrik Terras niimoodi, mineviku ülesse toomine ei ole asjakohane. Ülesse. Üles, kallid sõbrad, üles, mitte ülesse. Nojah, seda muidugi ka, aga... Põhjasse. Põrgu Värt ise tegi omale reklaami selle juraga valmis ja nüüd... Ja saigi ministriks, võib-olla suuresti tänu sellele isegi võib-olla. Just nimel. Jaa, ongi nüüd minister, kes ütleb, et minevikku ei ole vaja ülesse võtta, see ei ole asjakohane, küll aga võib-olla jõuab ta sügiseks arusaamisele, et kartul tuleb sügisel ülesse võtta. Jah. Võt, no kuidagi nii. Igatahes on siiamaani kuuldud ja suheldud materjali pealt tunne, et kipub nagu pooma ja sõnavara kipub ka ahenema. Tuleb Aavik meelde, kas Aavik, Eesti rahva üks põhihäda on peenuse puudumine. Nojah. Jah, no võt siin ongi ülesse ja põhjasse ja kuidagi niimoodi. Aga see on haridussüsteem. Jah, sealt. Haridussüsteem on koduse kasvatuse välja söönud. Tähendab, jah, kuna kodust kinderstuube nii-öelda, see kodune kasvatus, see polegi enam oluline. Kasvatus üldse pole oluline. Kasvatusteadused kui sellised. No, vaata, lasteaedadeski on õpetajad ju, mitte kasvatajad. Ja. Aga kasvatada, täpselt nagu me rääkisime siin, arendada. Kasvatada ei ole ka mitte kedagi võimalik. Kui sa kasvatad näiteks, sul on tomatitaim akna peal. Kuidas sa seda kasvatad? Rebid teda, niimoodi... No laulad talle õrna häälega. Nii, mida sa tegelikult teed? Laulad talle õrna häälega. Naudid ennast tomatitaime kõrval ja tomatitaimel on ükskõik. Nii, vaatad, et ta ikkagi valgust saaks ja võib-olla paned talle vett, kui on kuivaks jaanud ja võib-olla kui mingi leht kärbub seal, siis lõikad selle kenasti ära ja mis sa teed? Sa lood talle kasvuks võimalikult soodsad tingimused. Täpselt kasvab nii. Tema ise, sa mine või tumeroheliseks, no sa ei venita teda pikemaks või lehte suuremaks ja laiemaks, mitte kuidagi. Ükskõik kui suurt jõudu sa selleks ka ei rakendaks, igal juhul on ju. On küll jah, muidugi kui keemia paneme talle ikka sihukesi. Aga siis ka muide ega sa ei kasvata teda, vaid sa lisad tema kasvu tingimustele mingisuguseid uusi tegureid. Sa lisad talle nii palju mürki, et ta tahab ruttu saada suureks ja ära kuivada. Ja teha ruumi teistele, ilusatele taimedele. Kellel võib-olla läheb paremini. Jah. No kuidagi niimoodi. Väga ilus ju. On küll. Noh. Ülimalt. Ja mida me siis soiume? Nii või naa. Huvitav, kui oli, vaat kas või see sama Reformierakond, vaata, kui nad alustasid kunagi, seal oli ikkagi isiksusi, kui palju ja ükskõik, mõnedele nad ei meeldinud või mõnedele meeldisid väga või mõnedel puhul oli silmades ilmne ükskõiksus, aga seal olid isiksused. Nad laulsid ju, meil on kirsipuu, võta kas või Valve kirsipuu, ääretult sümpaatne ja samas väga tark naine. Kus nad kadunud kõik on? Eks nende aeg sai ümber ja niimoodi ongi. Jaa. Aga vaata, kui nüüd meie parteid ja valitsused on läbi lõige
rahva keskmisest. Teoreetiliselt võiks ju ei ole. On hullem. Ma kardan, et on hullem, jah. Nojah, seal peavad olema isiksuse häirega tegelased, sest muidu ikka nii julmalt ei trögiks. Ei saa, ei ole võimalik. Kunagi Kanadas tehti mingisugune päris suur teadustöö. See oli rahvusvaheline seltskond, veel uuriti retsidiivsust. Tähendab, miks väga paljud kurjategijad kipuvad tagasi uuesti vangimajja. Tähendab, mitte sellepärast, et nad ei kipu vangimajja tagasi, aga nad sooritavad järjekordselt mingisuguse teo. Ja tuli välja, et sageli see tegemist ei ole järjekordselt absoluudiga, et alati nii on. Ei, aga väga suurel määral oli tegemist sellega, et üks selline keskus ajus, mis vastutab, räägime nüüd lihtsas keeles, vastutab nii-öelda empaatilise tegevusest. Empaatia teadupärast on see võime ennast teise asemele panna. Jah, sinu valu minu südames. Jah, täpselt niimoodi. Neil oli see kas kängunud või ei olnud üldse välja arenenudki. Nii et kui ta astub sulle pea peale, ta ei saagi aru, et sul võib valus olla. Ja siis võeti ette poliitikud, sellised tipp-poliitikud. Ja see pilt, üsna kole, oli täpselt samasugune. See taandub lause peale, mina juhin, saagu või sitem. Saagu või sitem. Eesti rahvaluule muide pakub, kui sa hakkad neid kõnekäändusid, nii-öelda idioome, kõnekäänud ja rahvatarkusid ja niisugused teraksed, lendlaused nii-öelda. Neid analüüsima, need on väga hea materjal rahva mentaliteedi, etnotüübi, arhetüübi mõistmiseks, mida hinnati, kuidas käituti ja kõik nii edasi. See samane saagu või sitem. Miks pärast peaks tegutsema niimoodi, et saagu või sitem? Miks ei võiks tegutseda niimoodi? Teeme nii, et saaks parem. Ei, saagu. Võt kiusu pärast, vanaema kiusamiseks külmetan kõrvad ära külmal talveilmal. Ei pane kõrvu alla või tähendab mütsi pähe või ei kata kõrvu kinni. Vanaema kiusamiseks külmetan ära. No, saagu või sitem. Aga seda juttu sellest, et kuidas teha nii, et hakkaks parem, mitte ainult endal, vaid ka lähedastel. Siin on muidugi üks niisugune jube sõnamängu tulemas, see on passionaarsus, millest Gumiljov kirjutas väga auväärsete vanemate järeltulija ja mille pärast ta ka mõneti põlu alla sattus. See on väga suurte rahvahulkade areng läbi sajandite ja vaata, kui ma ei ole küll väga laiaplaaniline asjatundja, aga mul on jäänud mulje, et kui me räägime lööklauludest eesti keeles ja vene keeles, siis vene keeles on nad nagu stoorid, nagu jutustused millestki, mingisugune lõik, mida tehti, kuidas see toimus, aga eesti keeles on taandunud seisundiks. Pärast seda, kui ammendati ja tühistati Joel Steinfeld, oli ta, mis ta on, aga kurat võtku, kõik laulud olid hitid. Absoluutselt. Ja sisu on olemas. Jah. Võta kas või Tiigrikutsu, seal on terve jutustus sees, muidugi seal ei ole nii nagu Saksa mage, et kui sa näitad, et ühelt poolt kinos teeb ukse lahti, siis sa pead teiselt poolt näitama, kuidas uks läheb lahti, muidu publik ei usu. Aga vaata, mida annab see seisund? See toob mõttesse jälle molluskid Pireuse lahes, kes on mingis sünges seisundis aastatuhandeid, nagu ühes ilusas loos Nõukaajal öeldi, ei hiidane, ei mädane.
nagu Pootsma linaseeme, ei idane ega mädane. Jah, nii öeldi. Muide väga paljudel juhtudel, vaata laps sünnib, siis esimene on tal minateadvus. Meie teadvus tuleb hiljem. No minateadvus on vajalik selleks, et ise ellu jääda. Ja. Aga pärast väga paljudel juhtudel see meie teadvus, mis küll tekib või tekib natukene, aga pärast unustatakse jälle kibekiirelt. See kaotatakse ära ja sellepärast ei olegi Eestis ühiskonda kui niisugust. On mina olen seda väärt, sina oled seda väärt. Ole konkurentsivõimeline, mis sa vahid mind. Ja kui sa küsid, kellega ma pean siis konkureerima, siis vaadatakse sulle põlastusväärselt otsa. No kuule, sa ei saa siis aru või? Ei, aga kui ma küsin täitsa tõsimeeli, vabandage, kellega ma pean siis konkureerima? Konkurentsivõimeline, tagatakse. Muide, konkurents on Eesti ühiskonnas selline asi, meil on suhteliselt väike ühiskond. Tõesti on väike. No vaata, meil on rahvast, aga kas ühiskonda sellest rahvast saab või on ühiskonna ilmingud? No mingid sootsiumid kindlasti on, niisugused väiksemad inimgrupid võib-olla on, aga need on kõik konkurentsile üles ehitatud, suuresti. No see on teeb valitsemise loomulikult lihtsamaks, aga konkurents võtab maha sünergia tekke. Sünergia on see, kui meie käest sinuga, Margus, küsitakse, et palju on 66 pluss 66, 66 pluss 66, mina ei tea ja sina ka ei tea. Aga koos mõtleme välja, see tähendab sünergia tekib, mitte et 1 pluss 1, mitte ei ole 2, vaid on 2 pluss veel midagi. Ja see on sünergia. Meil väikses ühiskonnas peakski enam pöörama tähelepanu selle sünergia tekitamisele. Meil on räägitakse vastupidi konkurentsist, mis võtab maha sünergia juba eos ja sünnitab vastupidi. See sünnitab väikluse, viha, kadeduse, õeluse. Neid sõnu on küll ja küll, mida see kõik endaga kaasa tööb. Sa hakkad ligimest vaatama mitte kui ligimest, aga kui konkurenti. Jagaja valitse. Ja. Raske juhtum. Kaunis, kas põle? Kas küll. põle? Kas põle, jah. Siit jääb üle ainult esitada loll küsimus. Et kui nüüd valimised tulevad, kas meil on kedagi etemat valida? On loosungimehi karjade kaupa, kes Loosungimehi on kõvasti. Jah. Aga meil on, ma olen suhteliselt skeptiline, mille pärast selle valimissüsteemi pärast. Näiteks, kui mulle meeldib Margus Lepa. Margus Lepa tegi endale valimisliidu, mille nimi ongi valimisliit. No Lepa valimisliit. Mina loen Lepa valimisliidu programmi, seal on mitmeid punkte, mis mul assa pagan. See võiks päris hea olla. Nüüd ma lähen ja valin Margus Lepa valimisliit, palun, ja Margus Lepa, tõmban sinna suure konksu juurde, võt valin seda. Nüüd meie valimissüsteem, kuna ma olen 1/10, kes sulle hääle andis, siis sa ei pääse mitte kuskile. Ja nüüd hakkab toimuma mingisugune väga huvitav keemia. Minu hääl, mis on antud Margus Lepa valimisliidule, antakse kellelegi edasi sellele, keda ma silma otsas seal näha ei tahaks. Aga see valimissüsteem on selline. Need, kes on saanud hästi vähe, nende hääled lisatakse nendele, kes said hästi palju. Kellel on, sellele antakse ja kellel ei ole, võetakse viimanegi ära. Jah. Ja sellega seoses, no kuidas ma ei taha, et minu hääl läheks näiteks Vollile, kes on, keda ma tean kui pättikaavakat, tünnissõitjat ja loiku puuksutajat. Ja ma ei taha, aga ei, minu hääl, kuna puuksutaja, tünnissõitja Volli on väga paljudele meelepärast, sest sellepärast nad leiavad, et Volli on üks meist, siis antakse minu sinule antud hääl ka Vollile. Aga ma ei taha seda, näiteks. No
demokraatia raisk. ja jah. jah, meil on mille üle mõelda, kes oskab, see püüabki mõelda. Veel kord aitäh kõikidele toetajatele, aitäh. Välja uuriv ajakirjanik Andres Rait, palun ära uuri nii palju, nii palju. Ei. Ja meie püha sõda läheb loomulikult edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.